Tere tulemast Disclandi. Tutvustan teile natuke uusi huvitavaid kettaid. Nimelt olen ma välja valinud viimase aja haibi pealt häid kettaid, mis vajavad tutvustamist, mida inimesed võib-olla ei tea nii palju kui mõnda teist. Läheme siia üles kõigepealt. See Nuke OS, mis on meil siin driverite topi ülemine ketas, on tegelikult Nuke OS Lite, mida siit pealt ei loe, aga ma ütlen teile, et need on kõik alla 165 grammised Nuke OS-id, mis on nagu suurtele kettele meestele, kes suudavad visata üle 120 meetri, on ülimalt kõvad pillid, sest need ei lähe üle, aga lendavad üle kaugele. Ja kui sa paned neid üle minema, siis nad teevad veel eriti head distantsi. Nii, ja see on midagi, mida ma soovitan proovida kõigil, kellel natukegi jõudu käes on, sest see ketas on imeline, väga mugav käes ja mu enda nii-öelda saavutuste seast on siis see mäetaguse suur Heiser 112, millega ma sellega pulsaisse sain, tuule abiga, aga siiski, et lihtne pöördi. Kõrval on ketas, mida minu kotis polnud ja enne Estikaid siin arutasime, et Marisega, et ma ütlesin, et minu hiit nagu mõnikord ei lähe käest nii, nagu ma tahan, et kui on vaja, me räägime kettast, millega visatakse paremale, et kui vaja paremale saada seda Anheuser viset, siis alati ei lähe õigest käest ära, et miks sa Clyde'i ei ole võtnud, läksime siia ette platsile viskama ja Clyde on kuld. Neile, kes tahavad tagakätt mängida, aga parema käega tahavad ka paremale saada, eestkäsi ei tundu väga hea versioon, siis Clyde on ülihea ketas, väga lihtsalt läheb Heiserist. Kui tahad väga kõrgelt, siis paned annukast ja läheb lõpuni hoiab joont. Väga hea fairway driver. Liigume keskmaade juurde. Top toode on loomulikult bass. Ja praegu ma just seda sama suure pildiga Peak Seti tahaks esile tõsta, sellepärast, et tal on seti vastupidavus, aga SP grip, sest ta on selline Peak Set on alati läbipaistmatu. See tavaline set on siis selline, nagu siit ülevalt näeme, läbipaistev. Nagu kõigil on see selline tugev läbipaistev plastik. Peak Set on selle kahe segu ja väga-väga hea. Passi ma pikemalt ei hakkagi jutustama. Mul on kotis isegi 4 oli vahepeal, jah. Praegu võtsin ühe välja, õigemini kaotasin ära. Nii et 3 passi. Lihtsalt ülihea kontrollitav sirge ketas. Millest aga pikemalt võiks rääkida, on Drone. Drone'i ma panin kotti selle suve keskel ja nüüd on täielikult sealt ka välja lükanud Bass OS-i. Ja ma avastasin, et eelmise aasta Eesti meistril masteritest Oliver Endler on juba 4 aastat, kui ma õigesti numbriga eksin, aga tuleb pikka aega. Drone selline go-to tuuliste olude keskmaa. Ma isegi küsin talt kommentaari, et miks siis Drone, et kus sa selle avastasid. Ta ütles, et see on mõnusalt usaldusväärne tuules, aga samas õljub hästi, et talle ei meeldi need ultra ülistabiilsed keskmaad, mis on ka olemas, aga mis ei lenda üldse. Aga sellega saab keskmaa kohta ka viset pikemaks, ent tuul ei tee talle midagi. Discrafti tabelis, jah, Drone on kõige ülestabiilsem ketas, aga ta ei ole haigelt ülestabiilne, ütlema. Nii, ja liigume edasi. Putterite topis on drivimisputter Rhodes, 3. Peak Set järjest. Sorry sellepärast, aga kuna Rhodesi tehaksegi tugevast plastikust ainult sellest Peak Setist ja kui tavaline Rhodes on selline Clyde'i ja alastabiilne, siis võiks oodata, et Peak Set Rhodes läheb ka lihtsalt üle, aga tegelikult on väga sirge ja pika sirge puti drive'i ketas, samamoodi ka lähenemiseks, väga hea sirge. Ehk siis soovitan proovida, kellel on sellisest puudus. Peak Set Rhodes on hea. Aga millega putida, loomulikult Soft Challengeriga. Seda ma ei väsi kordamast. Marise lemmikputter ja päris paljude teiste ka, et just sellest soft plastikust ta on mõnusam käes, mahub paremini kätte kui tava Challenger on võib-olla väikse käega inimestele kuidagi liiga suure äärega, siis softi
sa suudad oma käe palju paremini nii-öelda kettasse vajutada ja seda probleemi ei ole, et väga, väga hea mudel. Nii et need 6 ketast on praegused Discrafti haibid, nagu mida mina soovitaks proovida neil, kellel on puudu kas ülestabiilset kaugel lendavat driverit, paremale viskamise driverit, sirged keskmaad või siis tuule keskmaad, driveimisputterit või siis putimisputterit. Ja väike lisaboonus, vaatame siia alla ka, meil on nimelt 10 euriga on praegu tavalisi Jawbreaker Roadse selle 3X logoga. Ehk siis muidu Jawbreaker Plastic Action on 14 eurot. Ja praegu saab siis neid selle logoga 10. Ja samamoodi siis Undertakerid 3X logoga on 12 eest. Kui need üleval olnud kettad, kõik piiksetid ja asjad on sellest Z-plastikust maksab 16 eurot, siis antud juhul me saame 12-ga teile pakkuda 3X logoga kettaid ja seal on veel see lahe nüanss, et praktiliselt kõik Undertakerid, mis praegu on tavaproduktsioonis, on meil alla 170 napilt, siis siit 3X-ist on isegi selline arvlane nagu 175-176, mida Undertaker nagu väga harva näha on, et Undertaker üldse nii palju kaalub, aga 173.4, mis on see tavaline makskaal, seda on siin ka. Ehk siis seda kõike 12 euro eest. Nii, ehk siis selline ülevaade praeguse hetke pakutatud. Vaata, mis Vin Diesel ka ütleb. Ahah, see on see vana hea. Meil on siin valged kettad, millele me võime mis iganes pilte peale panna, keegi soovib. Ja seda siis selleks korraks ja kunagi hiljem tuleb jälle uus topp.